Nii, tere! Seekordne võistlus oli Viru-Nigulas. Mis seal Viru-Nigulas on? Viru-Nigulas on kirik, pood, mälestusmärk ja võrritiim. Ja võrritiim teeb iga aasta Viru-Nigula punnvõrri. Viru-Nigulas oli siis ühel päeval 2 võistlust, krossivõistlus ja kestussõit. Et sai mõlemast osa võetud. Esimest korda üle mitme aasta sõitsin kestussõitu ja selle masinaga esimest korda. Krossisõitu minnes esimeses sõidus ei hakanud väga suruma, vaatasin, et hoian masinat. Jõhker tolm oli, ei näinud ka midagi. Esimeses sõidus 3. koht, teises sõidus sõitis Keit. Keit sai ees startida. Stardis sai esimeseks ja suutis esikohta ilusti hoida. Nii et teises sõidus Keit ja 3. sõidus Tõnu sai jälle tagantpool startida. Võitles ennast 3. Et kokkuvõttes 2 3. kohta, 1 võit ja kokkuvõttes andis see teise koha. Nii et super rahul. Võrritiim võitis. Hendrik oli 3. Masin elas krossisõidu ilusti üle. Midagi ei vaatanud, ei kontrollinud, kõik toimis. Aga oleks pidanud. Kestvuses startisin teisena. Stardis sain kohe esimeseks. Väga hullu tempot ei tahtnud teha. Masinat ei tahtnud ära lõhkuda. Enamus rada oli väga hea, sobis, aga osa oli päris kehva. Seal võtsin rahulikult. Ma ei teagi, mis kohal me olime, aga umbes mingi 20 minutit oli sõidetud. Siis tekkisid esimesed probleemid. Keti hammakas tuli lahti ja kiil kadus ära. See remont võttis päris kaua aega, kokku mingi 20 minutit, ma arvan. 20 minutit remontisime. Saime masina kokku tagasi. Uuesti rajale. Ma ei tea, me langesime suht taha. Äkki 10. või midagi sihukest kokkuvõttes. Siis saime päris hästi juba liikuma. Keit hüppas rooli. Tegi väga kõvat tempot. Kõige kiirem ring jäi ka tema nimele võistluselt üldse. Keit sõitis meid tagasi 3. Siis kui Keit sõidust tuli teisest vahetusest, siis olid juba probleemid piduriga. Nii et ega Tõnu normaalse piduriga sõita ei saanudki. Siis tuli järgmine vahetus, tegime hüppas Tõnu rooli. Siis käisime ka korraks igaks juhuks roolisammast keevitamas, kuna seal oli väike lõtk sisse tulnud. Keevitamise peale kaotasime jälle mingi 5 minutit kokku. Aga ei olnud hullu. Tõnu tegi oma vahetuse lõpuni. Jälle tankisime, hüppasin mina uuesti rooli ja sain paar ringi sõita, kui istme kinnitus unipall, 10 unipall läks pooleks. Tuli jälle boksi tulla. Jälle kaotasime mingi 5 minutit selle vahetamisega. Hüppasin tagasi rooli, läksin uuesti rajale. Sõitsin mingi, ma ei teagi, pool tundi võib-olla. Siis tegime viimase vahetuse. Lõpus hüppas uuesti Keit rooli. Tegi jälle kõva tempot. Masin õnneks pidas vastu. Kokkuvõttes lõpetuseks olime 3. Aro taga võitis. Teine koht mingi mõne ringiga, 3-4 ringiga äkki oli võrritiim nendest maas. Võrritiimist 3 ringi tagapool olime meie. Kokkuvõtteks võib öelda, et läks hästi. Ma olin tulemustega väga rahule. 3. koht kestvuses, krossis 2. koht. Super. Masin vajab remonti, vajab uusi rehve kindlasti. Aga midagi hullu ei juhtunud. Mootor töötab, kõik jäi terveks. Võistlusel läks päris palju mootoreid kokku.
kaks mootorit lendasid pilbasteks, mõned lagunesid veel ära. Üks variaator lendas laiali Hendrikul. Katkestamisi oli päris palju. Kuigi rada ei olnud kõige raskem, aga piisavalt raske. Järgmine krossi võistlus 21. august, Äksi Motorancho. Seal näeme.